Eesti Kulturismi Fitnessi Liit hiljuti teatas, et Eesti meistrivõistlused Kulturismis Fitnessis toimuvad sellel aastal Pärnu kontserdimajas 10. oktoobril ehk umbes täpselt praegust aega arvestades 15 nädala pärast. Ja me siin Kristiiniga mõtlesime, et tahaks seal võistelda, mina siis klassikalises kulturismis ja Kristiin bikini fitnessis. See tähendab seda, et kuna ainult 15 nädalat on jäänud, siis on game time on käes ehk tuleb päris tõsiselt valmistuma hakata. Hommikune kehakaal minu puhul siis, nagu te kaalu pealt nägite, 96,2, aga sealt tuleb kaamera maha võtta 95,9. Aga realistlikult pean ma siuke 9-10 kilo alla võtma, et oleks, et saaks seda asja nimetada võistlusvormiks. Jagada 15-ga, enam-vähem siuke 0,6 kilo nädalas. Natuke arvestasin, et meistrikad toimuvad paar nädalat hiljem, aga sellest pole midagi, et 0,6 on ka täiesti normaalne. Mul ongi plaan nüüd selline, et ma võtan esimesed paar nädalat võtan natukene kiiremini alla, võtan 0,7 kilo nädalas alla ja siis hiljem saan 0,5 peale minna ja loodetavasti võib-olla siuke viimane nädal enne võistluseid ka ei võta midagi alla ehk põhimõtteliselt lähen rohkem sinna neutraalse kaloraaži juurde. Vot, siuke lugu. Ja mis meil siis, kuidas see ettevalmistus käib, siis käibki puhtalt rasvaprotsendi alandamine, kuna kui naturaalsena kulturismi teha, siis lihasmass kui selline on suhteliselt konstant aasta jooksul. Jõunäitajad ka loodetavasti on suhteliselt konstant aasta jooksul. Ehk siis naturaalsena on seda lihasmassi reaalselt juurde võtta ülikeeruline, kui juba treeningstaas on pikk. Ehk siis minul on siuke juba esimene võistlus kulturismis mul oli 10 aastat tagasi. Ehk see võistlussportlase nagu karjäär on päris pikk olnud ja praeguses ütleme staadiumis juba lihasmassi juurde saada on pigem keeruline protsess. Mitte võimatu, aga kehakaalu mõttes minimaalsed muutused toimuvad naturaalsena praeguses seisundis. Et kui te näete, et ma hakkan siin kilode viisi puhast lihasmassi suhteliselt kiiresti juurde võtma, siis teate, et võtan steroide. Aga praegu ei võta. Et põhimõtteliselt ja ei ole plaanis ka otseselt võtta. Aga põhimõtteliselt jah, praeguse ettevalmistuse jooksul siis eesmärk säilitada võimalikult palju rasvavaba massi kehas, sealhulgas lihasmassi ja alandada siis kehamassi rasvamassi arvelt. Ja see on see, kuidas siis jõuda kulturismi fitnessi võistlustele võistlussportlase konditsioonis. Ehk siis selle saavutamiseks maagiline sõna kaloridefitsiit ehk toiduenergia puudujääk on see, kuhu enda keha peab viima. Ma tegin väikse eeltöö juba ära, 101 kilo pealt võtsin selle sama 96 peale, võtsin siin paar kuud tagasi ära. Juunikuus oli nii-öelda diet break, kus sõime neutraalselt, võib-olla natuke pluss isegi sõin vahepeal. Võtsin vabalt, abiellusime, ehk siis ei olnud vaja seal nagu mingit eraldi stressi tekitada ja selles mõttes juunikuu ise oli suhteliselt hea ja rahulik. Ja siit edasi saab nüüd natukene värskema noodi pealt edasi minna. Ja siuke sellise langusega ta tuleb ja paratamatult kui kehakaalu langetada. Dr. Lane Nortonil on üks huvitav raamat on Complete Contest Prep Guide. Siuke raamat ja tal on päris head arvutused seal sees, pluss on osad teadusuuringud kokku võetud, mis on siis naturaalsete kulturistide peal tehtud suures osas. Ja seal on mõõdetud siis rasvavaba massi muutumist dieedi jooksul ja rasvamassi muutumist võistlusvormi siis tegemisel ja siis kehakaalu langetamisel ja siis rasvaprotsendi langetamisel nagu ekstreemumisse. Ja kui statistika kokku võtta, siis keskmiselt langetatud kaalust keskmine rasvavaba massi kaotus on kuskil 30%. 70% sellest on siis rasvamass. See tähendab seda, et paratamatult praktiliselt kõik oleneb nagu alustaja staadiumist, aga rasvavaba massi põhimõtteliselt ka enamus naturaalsed sportlased kõik kaotavad dieedi jooksul, vahet ei ole, kui hästi sa seda teed ja kui tugevalt sa treenid ja kui hästi sa toitud ja nii edasi.
et põhimõtteliselt see on paratamatu kaotus, aga see ei tähenda ka ilmtingimata, et seal väga palju lihasmassi oleks, sest sealt läheb muud manti ka kaasa. Seal on kõik organid ja sidekoelisi mingeid struktuure läheb sealt kaasa ja kõik, ütleme, kõik asjad lähevad väiksemaks, ma räägin, no siin kõrvad ja kõik asjad nagu tõmbab igalt poolt kokku, et see kehamassi kaotus nagu tuleb ka laiema nagu arvestuse pealt. Pluss nagu nii vesi tuleb sinna juurde arvestada, ütleme, kui lihasmass on siuke 70% vesi, siis võib hüpotiseerida, et nagu teatud määral nagu proportsionaalselt läheb sealt ka nagu kehamassi langus rasvava massi arvelt läheb nagu suuremalt alla. Ehk seda tuleb arvestada niikuinii. Ja see mõjutab ka suuresti nagu võib mõjutada jõunäitajaid naturaalsetel sportlastel, et see on täiesti normaalne, et võib-olla mingitel konkreetsetel harjutustel jõunäitajad dieedi lõpus ei ole samad, mis nad nagu alguses olid. Võt. Ja langustempo tuleb siis, mul ongi, nagu ma ütlesin, esimesed mõned nädalad on 0,7 kilo nädalas ja siis ma lähen 0,5 peale ja võib-olla viimane nädal ideaalis ei võtaks midagi alla. See tähendab seda, et praegu hakkasin detailsemalt toitumisanalüüsi tegema, trackima siis enda toitumist ja et kaloridefitsiiti siis esile kutsuda, sest see on ainuke viis, kuidas kehakaalu langetada efektiivselt. Ja see tähendab seda, et praegu ma viimased päevad olengi söönud 3000 kilokalorit põhimõtteliselt. See teeb nädala peale siis 21 000 kilokalorit. Ja minu puhul ma juba enam tean, et neutraalne kaloras, kus minu kehamass säilib, on 3600-3500 kilokalorit. Nii et ma olen päevases miinuses 500-600. Ja see tavaliselt suht hästi kandub üle siis umbes 0,7 nädalas kaotuse peale ja see annab mulle võimaluse hiljem vajadusel nagu üles minna, aga tõenäoliselt väga palju üles ei saa minna, sellepärast et neutraalne kaloras kui selline on ka liikuv number, vastavalt sellele, millist kohanemist sa oma kehas esile kutsud ja vastavalt sellele, mida ka sinu kehamass teeb. Ehk kuna mu kehamass läheb alla, siis tegelikult ütleme, lisaks sellele, et mu rasvavaba mass läheb tegelikult teatud määral alla ja mul läheb rasvamass alla ja ma igapäevaselt kannan vähem kaalu endaga kaasas ja siis ütleme teised füsioloogias teised nagu reguleerumised toimuvad veel, mis reguleerivad siis tegelikult energiakulu natukene alla. Ma muutun ökonoomsemaks, kõik inimesed siis põhimõtteliselt muutuvad ökonoomsemaks, olles kaloridefitsiidis, kaotades kehakaalu. See määr oleneb sellest, kui agressiivselt seda teha tõenäoliselt ja seal on kindlasti ka geneetiline variatiivsus sees, mõned kohanevad kiiremini, mõned aegsemalt. Ehk see tähendab seda, et praegune 600 miinust päevas, sellega ma alguses kaotan kindlasti 0,7 nädalas, võib-olla natuke kiiremini tahab alla minna, siis ma söön vahepeal natuke rohkem. Aga kui dieet hakkab lõpupoole jõudma, siis tõenäoliselt selle sama miinusega ma enam nii kiiresti ei kaota. Ja see on täiesti normaalne. See ongi see kohanemine ja mis nagu tekib ja see käib selle asja juurde. Nii et, aga midagi ekstreemset selles mõttes ei pea tegema, et siuke 3000 ümber ma tõenäoliselt saan sinna lõpuni välja minna. Ja siis lõpetan ideaalis kuskil kehakaalu 87 kilo, mis on sama kehakaal kui 7 aastat tagasi, kui ma võistlesin, 2013 aastal juuniorite Eesti meistriks tulin siis ja suhteliselt hea konditsioon oli, aga peamiselt ülakehast, ehk siis alakehas oli kõvasti veel, ütleme siis arenguruumi. 87, ehk siis lootus on 7 aastaga midagi on, võib-olla ka lihasmassis juurde tulnud ja see omakorda mõjutab konditsiooni. Tegelikult 100% on, ma tean seda, sellepärast et juba see konditsiooni erinevus 96 kilo peal on nagu drastiline erinevus võrreldes 7 aasta tagusega. Nii et nii meil Krissuga mõlemal on vabam hommik, ehk siis ongi praegu sööme hommikusöögi ära ja siis lähme trenni. Hommikusöögiks minul on siuke korralik siuke kõrt, mõne jaoks võib-olla rõve, aga mulle täiega maitseb. Et siin ongi 100 grammi kaera, pool liitrit keefiri, siis on meil seal sees 20 grammi kakaopulberit, 20 grammi chia seemneid ja siis on 30 grammi Selfie Whey Shake kookose šokolaadi valgupulbrit. See on siis MyBody poest pärit. Indrek Viska, MyBody tegevjuht, pidi mulle selle eest arve saatma, aga ta pole selle paki eest arvet saatnud, et Indrek, et kas sa saadad selle paki eest mulle arve tagant järgi või see on nüüd promoga tasa. Anyways,
ühesõnaga, siuke kõrta mul on, siis saab tegelikult päris, ma panen siia kalorid ja makrod panen ka siia kuhugi üles ja põhimõtteliselt päris korralik siuke valgupomm, kiudaineid saab ka päris hea lahmaka sealt ja chia-seemned selles mõttes on päris hull nagu superfood, et seal on tegelikult väga toitainete rikas on ta, väga kiudainete rikas on ta ja üks huvitav asi on ka, et tal on väga suur kogus omega-3 rasvhappeid sees, aga alfa-linoleen hape on see dominantselt, mis seal sees on, mis tähendab seda, et merekala tasub ka ikkagi teatud koguses juurde süüa, et saada siis EPA ja DHA-d sinna veel eraldi juurde. Ühesõnaga, see on siis puhtalt nüüd juba tervisetohk, et tervisehüvede nagu rakendamiseks. Siis on mul toitumise analüüsi jaoks toitumispäevik, paljud kasutavad MyFitnessPalli, mina olen ka kasutanud pikalt MyFitnessPalli, aga praegu selle prepi jaoks alguses ma kasutan siukest asjade endale, mida ma kunagi esimest korda võisteldes hakkasin tegema. Ehk see nüüd on puhtalt aju arendamiseks ja distsipliini hoidmiseks. Mulle meeldibki praegu tegelikult täitsa kirja panna kõik toitained, makrotoitained, hiljem päeva lõpus arvutan ka kalorid välja ja siis põhimõtteliselt siin trackida siis nii kiudaineid kui ka tegelikult ka saab rasvhapete nagu jaotamist, rasvhapete profiili saab ka eraldi nagu arvetada. Ja see on lihtsalt ajule siuke mõnus workout. Vot, aga ega midagi, hakkame sööma. Ühesõnaga, Krissu hommikusöök on natuke ilusam kui minu oma. Nii, sõidame trenni. Krissu on roolis. Tšau, Krissu. Vaata teed. Nii, trennis siis täna on meil pigem kõrgemad kordusvahemikku teeme. Alakeha on siis põlvedominantsed 2 harjutust ja siis on ülakehale peamised surumisliigutused, paar tõmbamisliigutust ka. Treeningkava mõttes teemegi trenni 4 korda nädalas, mis on jõutreeningu mõttes täiesti piisav ka võistlussportlase jaoks, kui süsteem on õigesti läbi mõeldud ja nagu sobib nende päevade jaotuse peale. Ja meil ongi niimoodi, et meil on tegelikult alakeha 4 korda nädalas, iga trenn me teeme ka alakeha, aga meil on jaotatud nagu 2, kus 2 trennis on põlvedominantsed harjutused ja teises 2 trennis on puusadominantsed harjutused ja täna meil on põlvedominantsed ja siis keha treenime läbi 2 korda nädalas. Esimene kord siis treenime madalamas kordusvahemikus harjutusi ja siis teises treeningus treenime kõrgemas kordusvahemikus. Täna ongi siis kõrgema kordusvahemik ja rohkem ka trenažööridel siuke tööd, et seal ütleme, trenažöör on ise juba loomult stabiilsem ja kõrgema stabiilsusega nagu kõrgemad kordused kohati ka isolatsiooni ja lihastunnetuse mõttes nagu mugavam teha ja seda me töövahendina ka kasutame. Nii et selline trenn meil on ja siis saate vaadata.
nii, valmis. Oleme sitaks näljas, et lähme koju sööma ja ega muud midagi. Et kui sulle video meeldis, pane like, pane kanalile subscribe, 15 nädalat veel, eks teeme veel videoid, vaatame, kuidas läheb. Tšau!